Sõda tõmbas Brasiilia riskikaardile, isegi kui Brasiilia territooriumil ei tehtud ainsatki lasku. Toimuv on see, et sõjalise pingete kasv Lähis-Idas jättis umbes 70 000 brasiillast. Välisminister Mauro Vieira teatas senatile 18. märtsil 2026, kes on need brasiillased. Need on töötajad, üliõpilased, perekonnad, naftasektori, kaubanduse, lennunduse, teenuste ja turismi spetsialistid ning ka need, kes olid lihtsalt läbisõidul sõja puhkemisel. Suurimad rühmad asuvad Itamaraty andmetel Liibanonis, Araabia Ühendemiraatides ja Iisraelis. See näitab, miks kriis on Brasiilia jaoks muutunud konkreetseks probleemiks, mitte lihtsalt rahvusvaheliseks uudiseks ega kaugeks geopoliitikaks. Tegemist on brasiillastega, kes elavad, töötavad ja püüavad lahkuda piirkonnast, mis sattus maksimaalsesse pingeseisundisse. See omandas Brasiilia jaoks reaalse kaalu. Pärast vaenutegevuse eskaleerumist 28. veebruaril 2026 hakkas Itamaraty tugevdama hoiatusi, kaardistama kogukondi, andma liikumisjuhiseid ja püüdma avada turvalisi marsruute. 5. märtsil teatas ministeerium, et hoiab pidevat kontakti piirkonnas viibivate brasiillastega, et leida kaasmaalasi ja uuendada juhiseid. Kus need riskipiirkonnad asuvad? Brasiilia valitsuse konsulaarhoiatus soovitas vältida reisimist riikidesse, mida ohustab piirkondlik ebastabiilsus. Nimekiri hõlmab Iraani, Iisraeli, Katari, Kuveiti, Araabia Ühendemiraate, Bahreini, Jordaaniat, Iraaki, Liibanoni, Palestiinat, Süüriat ning hilisemates uuendustes, mida kajastasid ka üleriigilised meediakanalid. Saudi Araabia kuulub just sellesse pingevööndisse Pärsia lahe piirkonnas ja laiemas Lähis-Idas, kus on palju Brasiilia kogukondi. Olulised lennuliinid ja ühenduspunktid, mida kasutavad reisijad, kes suunduvad Aasiasse, Euroopasse ja Aafrikasse. Sõja puhkemine tõi Brasiilia ette 2 suunda. Esimene oli inimlik. Tuhanded brasiiliased sattusid tühistamiste, marsruutide osalise sulgemise, ebakindluse ja tundlikus piirkonnas liikumise ohtu. Teine suund oli diplomaatiline ja logistiline. Itamaraty pidi korraldama lende, läbi rääkima alternatiive ja ümber korraldama konsulaarabi reaalajas. Miks see on tõsine? Brasiilia pole sõjalises keskmes, kuid sattus selle inimliku, majandusliku ja diplomaatilise mõju välja. Kui strateegiline piirkond paiskub kaosesse, ei liigu ainult armeed. Lennukid ei tööta tavapäraselt, sadamad on surve all, kindlustused kallinevad, kaubateed muutuvad ja valitsused peavad kiiresti kaitsma oma kodanikke. Fakt, et kriisi alguses oli 8000 brasiillast teel, näitab seda eriti jõuliselt. Paljud inimesed sattusid selle süsteemi hammasrataste vahele, elamata seal, kuid olles just nimelt selle lennu- ja meretranspordi võrgustiku sõltuvuses. Selle loo kõige tugevam külg on see, et see lükkab ümber arusaama, nagu jääksid kauged sõjad kaugeks. Need ei jäänud kaugeks. Konflikt jõudis Brasiiliani konsulaatide, reisijate nimekirjade, murelike perede ja evakuatsioonioperatsioonide kaudu. Itamaraty soovitas ametlikult brasiillastel neid riike vältida, hoides samal ajal hädaabikontakte ja jagades ohutusjuhiseid. Neile, kes juba kohal on, näitab see ohu suurust, mida Brasiilia valitsus ise tajub. Oluline poliitiline mõju on ka sellel, kui välisminister räägib mõjutatud piirkonnas olevast 70 000 brasiillasest. Ta ütleb sisuliselt, et sõda on loonud Brasiilia riigile otsese vastutuse. Brasiilia peab nüüd tegutsema mitte ainult diplomaatilise seisukohavõtuga, vaid ka operatiivse reageerimisega. See on erinevus konflikti kommenteerimise ja tagajärgedega tegelemise vahel. Ja just see juhtuski viimastel nädalatel. Lõpuks on pealkirjal mõte sees, sest see võtab kokku ühe karmi tõsiasja. Sõda tõmbas Brasiilia mitte lahinguväljale, vaid tagajärgede löögitsooni.